Thank you guys so much for tuning in for another episode of Just Call Me Bridget podcast. I really do hope that you like this podcast, and if you do, please subscribe to the channel, and also if you would like a bit of more information, please join my Patreon because it really supports to help the podcast grow, and I really only want to bring the best guests out for you. I hope you enjoy another episode, and I hope that I do give you some new knowledge that you didn't know before and it was helpful. This is all why I do this. I started this podcast just to help all the visa holders out in Australia because I didn't have enough information when I started, and I really want to make this experience a lot better for you than it was for me, that you can just come to this podcast and you'll get everything you need to know to succeed in Australia. Thank you. Tere tulemast kuulama juba 22. episoodi Just Call Me Bridget podcasti. Tänane külaline on imeline leid. Räägin veidi backstory ka teile. Birgit mõtles üle pika aja, nagu te teate, ma olen siin pikalt FIFOst olnud töötuna kodus. Mõtlesin üks imeline päev, et äkki ma lähen linna tööle. Ja sellel esimesel päeval, kui ma linna tööle läksin, siis kohtasin Eesti poissi, kes on siin juba 3. aastat Austraalias, ja paar lauset juttu ja ma juba teadsin, et ma pean ta saama siia podcasti toolile istuma. Tere tulemast podcasti, Silver. Tere. Mul on hea meel, et sa tulid. Ja kõikidele teile, kes te olete ka kinnisvara huvilised, siis see episood on kindlasti teile. Ja miks just kinnisvara, sellest peate lõpuni kuulama, teada saada, eks ju. Aga teeme siis nagu full on siis backstory. Silver Kask, räägi siis, kust üldse tuli sinu jaoks Austraalia mõte esialgu ja kui kaua sa oled siin olnud ja kuidas jõuame siis niimoodi kiirelt kuidagi tänasesse päeva? Okay. No põhimõtteliselt tegelikult mul mõte tekkis juba põhikoolis, kuna meil käis nii-öelda üks tüdruk, kes on Austraalias elanud ja töötanud, siis käis rääkimas Austraaliast ja siis ma mõtlesin, et no päris äge, et tahaks ise ka proovida. Ja siis nii-öelda plaan oligi, et pärast gümnaasiumit siis, et siis ma kohe lähen house'i. Saan natukene mujal elada, raha teenida. Aga kuna selleaegne tüdruksõber, siis tema koos pidime tulema, aga ta viimasel hetkel otsustas, et tema ei julge tulla, siis ei ära see on. Ja siis ma... siis sina jätsid ka ära või? Mina jätsin ka tulemata. Okay. Ja siis ma läksin ülikooli, siis me läksime lahku, siis ma mõtlesin, et okei, pärast ülikooli siis tulen Aussi. Siis kui ülikool läbi sai, siis oli koroona, siis ei saanud Aussi enam. Siis ma läksin Soome tööle kõigepealt, pool aastat olin seal, siis pool aastat Rootsis, objektijuht siis ehitusel. Ja siis praegune tüdruksõber Merilis, siis tema 22 nii-öelda aprillis siis ütles, et nüüd on nii-öelda nägi mingit uudist, et Austraalia piirid läksid lahti ja et viisa saab nii-öelda tasuta siis. Mõtlesin, et davai, et lähme siis. Põhimõtteliselt 2 nädalat pärast seda siis oli juba lend. Wow, väga kiirelt. Mitte siia, siis alguses siis sinna Sydneysse maandusime. Siis seal nädala ajaga tegime endal kõik need vajalikud tiketid, forklifti ja mis iganes telefonid ja asjad ära. Ja tea, kas läks natuke üle nädala vist, et Merilis tegi postituse, et otsib tööd. Või me otsime siis tööd ja siis tuli vist 12 pakkumist, kuna siis oli backpackereid vähe ja igalt poolt tuli neid, et siis pidi hakkama valima, et kuhu minna. Siis läksimegi Kandi Vindisse Cotton Seasonile siis forklifti juhiks. See oli päris siuke alguses huvitav, aga 12 tundi päevas forkliftiga sõita tegelikult see... Edasi tagasi on, jah. Mingi hetk tüütab ära. Ja alguses oligi seal niimoodi, et me jõudsime sinna kohale, töökoht oli olemas, aga elukohta ei olnud. Ehk siis me elasimegi oma Honda CR-V's, nii et kuskil parkisime kuskil mingi pargi kõrval, kus on nii-öelda public toilet. Siis saime seal
hommikuti pesemas ära käia ja tööle minna ja mingi, ma ei tea, veits üle nädala elasime niimoodi vist. No. Ja siis saime kuskile Granny Flat'i elama. Siis olimegi vist 5 kuud kuskil, olime Kandevindis forklifti peal. Ma mingi hetk läksin forklifti pealt siis ka mingi loaderi ja traki peale, aga põhimõtteliselt ikkagi mingi masinajuhi töö, siuke ühe hülbane asi. Siis tegime siuke 3 nädalat palireisi ja läksime tagasi, maandusime siis Brisbane'i, hakkasime tööd otsima ja leidsime endal forklifti töö jälle. Täpselt sama töö teine koht lihtsalt. Seal suutsime 6 aega olla vist ja siis väga see oli kõige nagu tüütum aeg seal siis nii-öelda. Miks see kogemus just nii halb oli või? Ma teagi, see oli nii-öelda, me olime afternoon shiftis ehk siis alustad tööpäeva kella 2 ja lõpetad kell 11 või mingi sellised kellaajad olid. Ehk siis tegelikult nagu elu ei saa elada, et ärkad üles, teed söögi valmis ja lähed tööle ja õhtul jõuad hilja tagasi ja magame ära ja kogu Austraalia elu on põhimõtteliselt. On küll. Kuna see forklift oli juba nii kopa ette viskanud, siis ei viitsinud seal olla. Siis läksime, ma ei tea, mingi 6 tundi Brisbane'ist vist, 5-6 tundi eemale Maurasse grain seasonit tegema. Seal, see töö on ka siuke, et vajutad nuppu, et paned selle asja käima, mis seal seda nii-öelda vilja kuskile silosse või kuskile viskab, ja siis jälle passid. Siis juhed nad rekka peal. Siuke suht tiksuv töö ikkagi. Ja seda tegime ka mingi 4 kuud äkki või. Seal oli tegelikult suht selles suhtes mõnus, et meil oli Eesti nii-öelda site manager ja ta proovis meile saada vähemalt tööd ja asju, et kui oli mingi rahulik aeg või midagi, et kuna me tulime siia raha teenima, ta sai aru, et me tuleme raha teenima, kuna ta on ise samamoodi tulnud. Siis peale seda läksime Veinikat tegema. Veinikas oli, ma ei tea, mingi 1,5 kuud äkki olime seal. Aga see oli siuke, ma ei tea, see hooaeg ei olnud kõige parem hooaeg, siis lõpuks öeldi meile, et ei ole vaja enam meid sinna. Ja siis me tegime natuke aega nii-öelda mandlihooaega ka siis 2 nädalat. Kõik on ju tegelikult neid kõige kõrgema palgaga tööd vaata järjest nagu hooaja mõttes. Aga see mandlihooaeg oli esimesed nädala aega me nühkisime seda konveieri rullikuid lihtsalt selle etanooliga, ehk need olid väga pikad tööpäevad. Seal me ootasime ka juba, et see läbi saaks, et meil oligi siis mingi 2 nädalat oli veel jäänud, et põhimõtteliselt viisa sai läbi. Ja siis lendasime Eesti ära. Tegelikult kõigepealt Aasiasse reisile siis mingi 6 aega vist olime Vietnam, Malaisia, Vietnam ja Tai. Ja siis oli natuke raskem periood, sest et kuna mina tahtsin Aussi tagasi tulla, aga Merilis siis tema läheb Eestisse kooli holistikat õppima aastaks. Ehk siis see oli natuke siuke, et mis nüüd edasi saab. Ja siis olin vist 5 kuud Eestis. Siis hakkasin ka esimest korterit ehitama Pärnus, vanemate korterit siis. Oligi nii, et alguses kohe hakkasin ehitama ja põhimõtteliselt kui valmis sain, siis tulin tagasi Austraaliasse ja siis juba Merilis ja Eesti. Ja siis ma maandasin juba Perti, kuna mul oli eesmärk see, et esimene aasta teen siis need nii-öelda kõik farmitööd on ja teine aasta tahaks juba kaevandust teha ja 3. aasta siis teeks midagi erialast. See viimane nüüd ilmselt, ma arvan, et pigem ei ole nii. Ja eelmine aasta tegingi siis kaevandust aasta aega. Mul on nii palju küsimusi sellest. Sa ütlesid, et teil oli mõlemal, tegelikult ma küsin enne seda, et Merili siis ütles, et lähme nüüd Aussi, et see on nagu nüüd siis nagu pro bono on ja. Kas tal tuli see nagu sinu juttude põhjalt, et see jäi nagu sinu südame sooviks või kas tal oli nagu siuke ka endal kogu aeg siuke, et tahaks minna ja proovida? Nii palju, kui me hiljem sellest rääkinud oleme, siis ta ütles, et kuna ma olin rääkinud talle, et ma tahan kindlasti minna, temal oli suht suva, et
tal ei olnud ka midagi teha, kuna ta oli siis just elanud Gran Canarial 4 kuud ja põhimõtteliselt tal ei olnud väga kuskile mingit suunda, et mis ta nüüd tegema hakkab. Siis mõtles, et davai, et teeb Austraalia siis. Nagu? Et see oli pigem tema jaoks oli nii, et võib ka tulla. Okei. Ja sa ütlesid, et vaata see eestlane supervisor siis sebis teile mingi aeg tööd ja te tegelikult ju 2 nädalaga saada Cotton Farmi, kui sa oled just tervitselt Aussil maadanud, et okei, see oli koroona aeg ja nii, aga nagu kui me vaatame üldiselt, vaata neid aegu, siis see on väga kiirelt, väga hea töökoha peale nagu saamine. Ja kas teil oli nagu mõlemalt see nagu money drive nagu algusest peale ja mis su nagu mingisugused eesmärgid olid ja kuidas sa nagu neid enda jaoks nagu paika panid või mis need eesmärgid nagu konkreetselt nagu raha mõttes olid siis läbi selle teekonna? No alguses oligi lihtsalt see, et võimalikult palju raha teenida, et kuna Eestis sa saad, kui sa Eestis paned pool palka kõrvale endale, siis seda on suht raske teha esiteks. Ja see ei ole väga suur palk või nii-öelda kõrvale pandud rahasid, mis sa teed seal. Aga et siin on siis mingi 4 korda kõrgem see on ja et siis ma mõtlesin, et kui ma poolgi suudan kõrvale panna sellest, et siis ma saan päris hea nii-öelda rahasid tagasi minna see on ja ma ei mäleta tegelikult, kas ma siis mõtlesin, et ma tahaks mingit korterid osta või midagi, see oli pigem siuke, et siis ma just mõtlesin, et paneks aktsiatesse kõik, et saaks dividende sealt, et mingisugune passiivne sissetulek oleks olemas. Ja siis kas sa investeerisid pool palgast siis algusest peale ära või sa nagu lihtsalt jätsid kõrvale ja siis hiljem kasutasid kinnisvara jaoks seda? No ma tegelikult, umbes 70% läks siis kõrvale on ja. Vau, see on päris hea protsent ju. Ja mingi suht vähe panin tegelikult aktsiatesse, sest et me hakkasimegi esimesel aastal mingi, kui meil see Moura periood oli seal see grain season, siis me hakkasime kinnisvara jutte kuulama. Põhimõtteliselt see oligi kogu ajaviide, mis me tegime, kuulasime päevast päeva kinnisvara jutte ja siis hakkas kogu aeg see, et kas ma ka kunagi suudan endale korteri osta või et kuidas see nagu protsess üldse välja näeb, et siis tekkiski see pigem see unistus, et võiks endale mingi isikliku korteri osta ja et saaks natukene jälle nii-öelda pensionipõlve lähemale tuua siis. Ja siis ma pigem panin kõrvale seda raha, mitte ei pannud siis aktsiatesse, et mingil määral investeerisin ja siis mingi hetk natuke krüptosse, aga minul see nii-öelda aktsiad ja krüpto ei ole väga hästi välja tulnud kunagi. Oled nagu losse saanud sisse, okei. Väga äge. Ma olen väga palju kuulnud ka Artilt, kuidas samamoodi lihtsalt nende ingliskeelest ja sõna mundane, mis on ükslõisete töödega saad tegelikult ju meeletute teadmiste baasi üles ehitada tänu podcastidele. Et see on väga, väga äge kuulda. Kui kaua sul võttis aega, et umbes järjest näed seda summat nagu seal pangakontol nagu suurenema, et kuna sul hakkas nagu enda peas siis tekkima, et okei, nagu et võib-olla saangi kinnisvara investoriks hakata või kuna sul see just kinnisvara mõte hakkas sinna vahele tulema, et nagu reaalselt siis, nagu sa ütlesid, et läksid Eestisse, hakkasid renoma? No tegelikult see summa kogu aeg seal kasvas, vaata, aga kogu aeg oli see, et võiks natuke rohkem olla ja siis ma vaatasin neid Tallinna neid kortereid seal, vaatasin, et mingi 11 ruuduse suht peldiku korteri saab endal mingi 40, siis oli vist 43 000 oli kõige odavam kuskil Männikul. Ma mõtlesin, et põhimõtteliselt kõik rahad endal, kõik aktsiad ja asjad maha müün ja tehtud saan, et nii-öelda raha siis teenitud ja kõik raha siis sealt välja võtan, mis ma investeerinud olen. Et siis saaks selle ühe korteri sealt kätte, et see mingisugune algus tehtud on ja. Aga see oligi nii, et siis ma mõtlesingi, arvutasin välja, et kui palju ma pean nüüd siis nagu iga nädal nüüd teenima selleks, et ma saaksin selle 45 000 sealt kätte nii-öelda. Et nagu sa mõtlesidki terve aeg nagu, et fully 100% cashiga ostad välja? Okei. Kas see hetk, kui te lõpuks siis läksid nagu Taisse kuuks ajaks ja Merilin otsustas, et ta läheb Eesti? Meriliis, vabandust. Kas siis
sinu jaoks tuli raskelt see, et okei, ma tulen ka Eestisse või sa olid nagu, et nüüd ma saan nagu see, et me Eesti lähme, see plaan oli niikuinii, et me korra käime Eestis. Mõte oli suveks Eesti minna, Eesti suveks siis. Et see minek ei olnud raske, aga see, et ma teadsin, et sealt nüüd nii-öelda edasi ei tea nüüd, mis saab, et tegelikult me siis otsustasimegi, et põhimõtteliselt me lähme siis lahku, et kuna meil pole mõtet nii, et ma olen siin, tema on seal, on ju. Aga reaalsus seda ei juhtunud. Et see oli nii-öelda me siis ametlikult ütlesime, et okei, nüüd me oleme sõbrad edasi, aga see ei olnud, päriselt ei olnud nii. Okei. Ja see juhtus siis hiljem, et otsustasite, et okei, et nii ei jäänud. Et siia sa tulid tagasi ikkagi niimoodi, et vallaline mees ja ei tulnud siis terve suve põhimõtteliselt olime koos ja ega see nii-öelda, kui me olemegi isegi ütlenud, et me ei ole koos, siis tegelikult me oleme koos ja siis see ei ole see, et ma nüüd vallaline mees olen. Okei. Ma tahan kindlalt jõuda hiljem selle kaugsuhte teemani, ma arvan, et see on päris huvitav ja ma ise arvaks, et see on päris aktuaalne nii mõnelegi või? Ma tahaks arvata, et ma olen tegelikult päris palju kuulnud, kuidas ikkagi rahvas niimoodi möllab. See on huvitav, see on, ma arvan, tekitab inimestest väga palju kahetisi mõtteid on ja siis kõik hakkavad endaga võrdlema, kas nad suudaks ja kuidas see toimiks ja nii edasi on ja räägime natukene nagu ma mõtlen just nagu tööde poolest, et sa ütlesid, et sa tegelikult ju lõpetasid ju ülikooli just Eestis, kui sa olid enne Aussi tulnud, on ju. Kui raske, siis ta ütlesid objektijuhina ju Norras, on ju, või Rootsis. Kui raske sinul oli nagu nii-öelda siis tulla siia ja siis masina peal edasi-tagasi sõita, et kas see unistus, see palganumber nagu kuidagi lülitas selle aju ümber, et sinu jaoks ei olnudki oluline või kas need mõtted hakkasid nagu kiirelt tekkima, mida ma teen? No tegelikult mul oli suht lihtne see, sest et töötasin küll, Rootsis töötasin Eesti ettevõttes, seal oli suht okei palk, aga kui ma nii-öelda kandideerisin tööle objektijuhi abiks, siis see oli suht sellised naeruväärsed palgad, mis mul seal pakuti. Kuigi kui ma kooli läksin, siis öeldi, et 2 Eesti keskmist on siuke kindel minek, et seal, mis ilmselt on mingi hetk, kui sa juba natuke kogemust ja asja ka seal omandad, et siis sa saad normaalse palga peale ka, aga alustama peab ikkagi suht siuksest väga, väga nagu nirust palgast. Aga ma olen suht harjunud sellega, et ma olen nagu füüsilist tööd teinud kogu aeg ja mul endal peas on kogu aeg see, et ma teen senikaua füüsilist tööd, kuni mu keha kannatab seda, sest et see on ma nagu tunnen, et ma teen rohkem sellega kui nii-öelda objektijuhina. See objektijuht ei ole ka halb olla, aga lihtsalt siis ma juba tundsin, et tegelikult nagu vahelduseks tahakski teha nii, et keegi teine ütleb mulle, mis mina teen, mitte see, et mina ütlen nüüd teistele, kuidas nemad peaks tegema midagi. Et edasi-tagasi objektijuhiks ja siis nii-öelda tagasi siis lihttööliseks. Et see, ma ei tea, vahelduse mõttes mulle tegelikult isegi meeldib, sest ma olen kogu aeg erinevaid asju teinud nii-öelda töö mõttes ja mul meeldib, kui on kogemus erinevates valdkondades, mitte see, et ma nüüd kasvatan ühes valdkonnas seda nii-öelda karjääri siis endal. Kindlasti mingi hetk tuleb see, et ma tahan siis karjääri hakata kasvatama või mitte kindlasti, aga võib-olla siis. Ja nüüd, kui sa Eesti tagasi lähed, kui sa selle 3. aasta siin ära teed, kas siis lähed tagasi nagu jääd renoveerima või mõtled, et proovid veel enda haridus teekonna jätkuks? Ma arvan, et mõlemat, et ma tegelikult esiteks ma ei plaani kohe Eesti tagasi minna, kui ma siis lõpetan. Et tegelikult ma tahaks Uus-Meremaale ja Kanadasse ka veel minna enne. Seni kuni ma veel alla 30 olen, et võimalik on, et siis et ma hiljem ei kahetseks seda, et ma ei ole käinud nendes kohtades. Aga rahaliselt plaan on ikkagi investeerida korteritesse edasi. Aga kui ma tahan siis endale kodu nii-öelda osta, siis ma tõenäoliselt Kohtla-Järvel ei osta seda. Et siis mul on vaja ilmselt ikkagi pangaabi sellega, et siis ma peaks Eestis ka nii-öelda ametlikult töötama,
et saada see laen. Kas sina ei ole vaatanud minu podcasti Riile, kus mina rääkisin, et Coop Pank annab ka välismaa palgaga laene? Ma olen kuulnud nendest ka jah, et on võimalik saada, aga kas seal, ma ei tea, seal on ilmselt intress veits kõrgem, on ju. Tsipakene, ma ei tea, ma vaatasin seal keegi postitas, et sai päris okei intressiga kätte, eks oleneb ilmselt jah palgast, aga kaevanduse palgaga ma arvan, saad päris ilusa asja endale. Seda küll jah, aga noh, siis ongi see, et ma tulen Austrist ära ja mul on Eestis on Aussi palgaga. Poemüüja palk ja siis ma sealt enam võib-olla ei maksa seda laenu nii hästi. Nii. Ma liiguks nüüd siia, et liigume korra nagu, et kui sa vaatad enda Austraalia teekonda on ja sinu ees seisaks nüüd kui sinu versioon, kes nüüd on just värskelt Aussi tulnud, mis oleks need mingid soovitused või hoiatused, mis sa ütleksid endale? No põhiline asi, mida ma ütleks, on see, et kui sulle lubatakse austraallaste poolt mingit tööd või midagi üldse lubatakse, siis see ei ole päris lubadus, et kui sa teed otsuse selle järgi, et keegi nüüd sulle ütles, et sa saad nüüd siia tööle, siis ei pruugi nii minna, ehk siis sa ei saa ära canceldada siis oma teisi plaane sellest või oma mingi, kui ma töötasin näiteks agentuuri kaudu kaevanduses, siis nendel on lihtne see, et nad sa oled locked in, et sa oled tööl ja siis päev enne öeldakse, et tegelikult sa ikkagi ei lähe ja siis sa oled juba kõik ülejäänud enda tööd ära canceldanud selleks, et sinna minna. Et siis pigem soovitakse endal seda, et on alati mingid varuvariandid olemas ja sa ise ei tühista ära oma teisi asju lihtsalt sellepärast, et mingi agentuur või keegi ütles, et sul on nüüd garanteeritud see töökoht. See on põhiline, ma arvan. Et kõik rauvad tules kogu aeg. Jah, et mida rohkem erinevaid kohti on, kus sa saad tööd teha, seda parem on, et kui juhuslikult keegi siis ikkagi lõpuks ütleb, et nüüd ikkagi ei lähe, siis äkki sul on mingi teine variant veel. See on see, miks ma teen näiteks ka linnas Karliga siis tööd. Et ikkagi mingisugune tulu oleks olemas, sest ma olen tulnud siia raha teenima ja mulle meeldib see, tead, ma olen hästi palju viimasel all näinud ja ma olen mõtlenud, et huvitav, kas ma teen nagu siukse kurjama episoodi, kus ma olen nagu see ema Birgit, sest need noored, vaata, kes siia tulevad, on kuidas öelda nüüd viisakalt, on nagu võib-olla kuskil kuulnud neid kaevanduse palkasid on ja võib-olla on minu enda podcastis kuulnud minu palkasid, mis mina sain ja siis nad eeldavad, et nüüd ma just maandusin, mul on kohver veel külje peal ja nüüd andke mulle palka ja meil on nõus tegema, et mulle meeldib, et sa ise töötad veel samal ajal kaevanduses, aga et sul on nagu siht silme ees ja sa nagu võtad igast päevast tegelikult seda võimalust enda sissetulekut suurendada, et see on nagu mega tegelikult, sest ongi, et isegi kui see summa, sa ei saa natukenegi võrrelda sellega, mis sa päevas teenid kaevanduses on ja, aga nagu tegelikult see ikkagi äädapib, vaata, kui sa lihtsalt istuksid kodus on ja. No midagi ikka tuleb kogu aeg tiksub peale, siis on. On sul veel mingeid asju, mis endale ütleksid, kas mingi finantsiliselt või mingi väiksemad, kas või mingid asjad, mis sa oled hiljem tagant järgi mõtlenud, et see oli küll täiesti loll viga? Mina ise olen teinud endal liiga palju tiketeid, ma arvan, sest et mulle öeldi, et mida rohkem tiketeid, seda suuremad võimalused on. Aga iga see tiketi tegemine ikkagi maksab midagi ja mul näiteks 3 erineva mingi suure masina loed siin, mitte loed, aga need, et sa oled suuteline neid juhtima ja korras hoidma. Ja siis on scaffoldingu intermediate on olemas, aga ma ei ole nendest mitte ühtegi kasutanud siia. Okay. Ja see scaffi on mingi tonna või? No tonn on see basic, siis tonn veel peal on intermediate. Need jälle samamoodi sa kulutad selle raha ära, ta võib sul toimida, on ju. Aga minu puhul näiteks need, ma arvan mingi päris mitu tuhat ma olen pannud selliste tiketite peale, mida mul ei ole vaja läinud siia. Et nüüd ma pigem nagu mõtlen läbi, et kas mul on vaja seda või ei ole seda. Ja mis sa nüüd tänasel päeval siis FIFOs teed? Ametinimetus on siis conveyor technician, ehk siis me
noh, ma vahetan seal siis nii-öelda kulu osas, et mingid lihtsamad mehaanilised tööd, et mingid rullikute, rollerite vahetus, siis nende screen'ide vahetus. Nüüd kandideerisin teise firmasse ka tööle, ilmselt nüüd siis varsti peaks hakkama seal ka tööd pihta, et seal on need scraperid siis, mis on nii-öelda puhastavad neid konveiereid siis. Ja noh, olen seal teinud mingid lihtsalt belt spliceri tööd ka siis, siis TA-na, et ma päris ise splicer ei ole, aga et selle agentuuri kaudu ongi nii-öelda konveieri kõik need osad, mis seal on, et siis neid vahetatakse. Me kogu aeg kuuleme, kõik tahavad saada FIFOsse, on ju. Kuidas sinul õnnestus siis saada nendest farmi, forka töödest ja kõigest sellest esimene FIFO gig, mis sa selle jaoks tegema pidid? No väga palju kandideerima igale poole ja helistama, sest kandideerimisest ise ei ole väga palju kasu. Mul veits oli nii-öelda kasu sellest ka, et mul nii-öelda siis tuttavad, ehk siis kes nüüd on majakaaslased, nemad töötasid selles ettevõttesse ja selles agentuuris siis. Ja siis ma sain nii-öelda natuke tutvuste kaudu ka sinna, kuigi selles on siuke süsteem, et kutsutakse nii-öelda vestluse nii-öelda pärast vestlust nad siis otsustavad, et kas oled väärt seda, et nad teevad sulle tasuta koolituse. Okay. Või siis sa maksad selle ise, et kui nad ei näe, et sa mingi pikaaegne töötaja nendel oleks või et nagu mingit väärtust sulle näe ja minus nad ei näinud väärtust, ehk siis mina maksin ise endal selle koolituse kinni. Aga nüüdseks ilmselt natuke on näinud seda väärtust ikkagi, et suht ikkagi mida kauem seal töötada, seda rohkem sulle neid töid ka pakutakse ja et kui juba on teada, et sa natukenegi mõistad seal midagi teha, et siis on nagu tõenäosus suurem, et sa saad seal nagu töökoha ka, sest see agentuur nii-öelda saadab sinu nime siis mingile firmale, kes siis otsib töötajaid endale ja siis see firma peab vaatama, et kas ta tahab sind sinna tööle või ei taha. Saada sinna agentuuri tagasi selle nii-öelda nimekirja, kelle nad siis võtaks sinna ja siis saadetakse sulle, et kas sa saad sinna või ei saa. Seda, et sa ei saa, seda ei saadeta, aga kui sa saad sinna. Et kas sa arvad, et et sa ütlesid siin ticketitest, et sina tegid liiga palju ja sul ei olnud neid vaja. Kas sa arvad, et kui sa oleks hakanud kohe Aussi jõudes hoopis selle Forka Cottoni töö asemel üritanud hakata FIFOsse saama, mis sa arvad, mis su tõenäosus oleks olnud, kas sa oleks saanud? Kas on võimalik ilma eelneva kogemuseta Austraalias saada FIFOsse tööle? Ma arvan, et ikka oleks võimalik olnud. Lihtsalt mina alustasin ida pool, seal ei ole nii palju kaevandusi. Pertis on suurem tõenäosus saada kaevandusse ja ikkagi kui sa kandideerid igale poole kogu aeg ja helistad neile kogu aeg, siis nii-öelda numbrite mäng siis, et see lõpuks ikkagi saad sinna, et suht paljud on saanud sinna ka esimese tööna siis kaevandusse. Kuigi paljud, keda ma tean, ongi suht palju skaffisid on eestlasi ja neil on ka mingisugune skaffi kogemus all kuskilt Soomest või kuskilt. Et seda mul ei olnud, siis ma isegi ei kandideerinud kohe vist skaffiks ka, sest mul ei olnud seda nii-öelda tiketit ega midagi. Aga nüüdseks on see, et ega ma väga palju ei teeniks rohkem ka skaffina, kui ma teenin seal selle nii-öelda... tõsi või? Mingisugune erinevus on, aga see on siuke minimaalne pigem. Et see nii-öelda agentuur, kus ma töötan, nad muutsid oma seda... Muidu oli nii, et ma alustasin samamoodi, $40 pealt alustasin. Flatist räägime või? Okay. Et nad muidu oli see, et töötad seal mingi, ma ei tea, 700 tundi ära, tõstavad 43 peale ja siis töötad veel 700, tõstavad 45 peale. Ja see on siis maksimum, mis sa saad. Aga siis see aasta, kui mina sinna läksin, nad muutsid selle süsteemi ära, on nii, et töötad 700 tundi, tõstetakse kohe 45 peale. Siis järgmised 700, siis on 50 ja siis tõstetakse 55 peale lõpuks. Et siis sealt on nii-öelda, see on siis tavatöötajal siis lagi, mis nad saavad, et kui sa mingi nii-öelda siis see leading hand oled, siis sealt saad natuke rohkem või kui sa siis oled supervisor, siis sealt juba saad jälle rohkem, aga ma ei tea, kui lihtne seal siis selle agentuuri kaudu supervisoriks saada on, et seal vist üks on ainult ja ta on nii-öelda
selle omaniku vend siis. okei. Pere, kuidas öeldakse seda? Jah. Onupoja poliitika. Onupoja poliitika, täpselt. Kas sa julged välja öelda, mis su suurim aussipalk on olnud nädalas või? No ma pean arvutama seda veits. Ma arvan, et kätte on umbes mingi 3,5 või 4 kuskil siin, night shiftis pigem jah 4 ringi. Okei. Väga, väga hea ju. Väga hea. Väga huvitav, et sa oled selle rolleri asja valinud. Ma mäletan, kui ma trade assistant olin, siis ma iga kord kui öeldi, et sa pead rolleritega minema tööle või mingi, kõige õudsem päev tuleb nüüd. Sest öeldakse, et tassi neid kuhugi üles kuskil hakka mingi ühesõnaga. Füüsiliselt on raske vist, jah. Füüsiliselt, no naisterahvale eriti, eks ju. Ja nüüd sul on 3. working holiday viisa. Just hakkas. Kui ja kas sa oled üldse mõtlenud, et siin VR-ini minna või sa oled pigem nagu süke rändur, nagu sa ütlesid, et tahadki veel Kanadat ja Uus-Meremaa proovida? Ma olen mõelnud nii, et kui mulle pakutakse kuskilt sellisest hea töökohaga, siis pakutakse sponsorit, siis ma mõtlen, ilmselt võtaks vastu selle, aga ma ise ei ole hakanud ajama seda asja, et proovima või et see mul nüüd unistus oleks, et ma saan siin PR-iks. Okay. Et vaatan, kuidas siis nii-öelda universum otsustab. Siis ei tule sponsorit. Meil just eelmine osa oli ka, see oli nii, mulle nii meeldis, kuidas Hans ütles, et ma mingi aeg töötasin iirlastega ka, kes olid samamoodi, et vaata, mis universum taas, ma ütlesin, et siis sa lähed koju ära, siin ei ole midagi. Tegelikult ma isegi vaidleks vastu, sest mu vend sai kohe esimese shutdowniga sai nii-öelda pakuti sponsorit. Okei, et oli läbi ka? Nüüd ta vist on sponsori peal äkki. Et nagu, enamus on ikkagi vaata need, et sa pead ise nagu nii räigelt olema tamp taga neile, et nagu tee ära, vaata. Räägime nüüd kinnisvarast natukene kuulajatele. Kui meie sellest põgusalt rääkisime, siis ja nagu sa ütlesid, siis kinnisvarajuttude podcasti kuulad ka, on ja võib-olla ma kirjutan neile nüüd, et nad peavad sinu külla kutsuma, kui sa nüüd Eesti lähed. Sa oled investeerinud, siis otsustasid lõpuks, et sa jätad selle, mis ütlesid, ei olnud Viimsi, mis ütlesid, et see Tallinna ääre Männiku, see 45 tonnine korteri osutus ikkagi liiga kalliks ja otsustasid täiesti teispoole Eestit minna ja mis ütlesid, et kõige odavam korter, kui palju maksis? Kõige odavam oli 2700 €. Okei. Räägi siis, kus sul nagu, et obviously ehituspõhi on sul tugeval, on ju, et nagu... Ehitus, mitte nii väga ehitusjuhtimine on siis nii-öelda see, mida ma õppisin. Ehituskogemus mul on ainult see, mis ma nii-öelda maal ehitasin ja nüüd siis see, et mis ma neid järjest korterid olen teinud. Okei, et teoreetiliselt oli nagu, et YouTube, how to... Okei. Väga hea, väga tubli pealminag. Räägi siis enda või nagu kinnisvara investeerimise loost. No, põhimõtteliselt selle Kohtla-Järvega oli see, et ma ei olnud kunagi selle peale mõelnud, kuigi ma olin kinnisvara juttudest kuulnud siis seda, et keegi seal investeerib ja on suht odav, on ju. Aga see tundus ikkagi see, et see inimene ise ka rääkis, et sa pead tundma seda piirkonda ja et seal on nii riskantne seda teha, on ju. Aga siis oli mul üks sõber, kes ostis endale Kohtla-Järvele, Ahtmele siis, ostis korteri ka mingi, ma ei tea, ta vist ostis mingi 5000 eest või midagi. Ma mõtlesin siis ka, et mida sa teed, et see on nagu suht mõttetu raha raiskamine, et sa sükest asja teed. Ja siis läks mingi paar kuud, läks mööda, sai selle korda ja üüris välja. Mõtlesin, et okei, ja päris korraliku summa eest, nagu see nii-öelda see tootlikkusega siis on ju. Ja siis oligi, ma hakkasin ise vaatama, ma olin kaevanduses, ma mäletan mingi night shiftis vaatasin Kohtla-Järve kortereid. Vaatasin, seal oli üks korter, mis oli 2 kahetoalist, sein oli vahelt ära lõigatud, oli 4-toaline tehtud. Ja siis ma kirjutasin sinna sellele maaklerile, et millal vaatama saab tulla ja et mis need kommunaalid ja asjad on ja mingid. Põhimõtteliselt leppisin siis kokku taga, et lähen vaatama ja siis jõudsin Eesti
ja siis Meri-Liisiga koos mõtlesime, et lähme siis vaatame, aga kuna Kohtla-Järvele sõit on suht pikk, et vaatame teisi kortereid ka siis, et Meri-Liis hakkas järjest kõigile kirjutama seal, mis olid, et mingid odavamad või noh, siuksed tundusid normaalsed asjad, siis kirjutas kõigile ja siis me vist päeva jooksul vaatasime mingid 7 korterit ja kõik tundusid siuksed, et no pigem mitte ja seal tegelikult ma vaatasin seda Ahtme korterit ka seal, mis ma hiljem ostsin, aga vaatasime kõik ära, osad olid siis, seal on üks tänav, uus tänav on, kust ei tasu osta korterit, sest see on siuke tundub pigem asotsiaalne piirkond. Okay. Kui me vaatasime seal korterit, siis maakler küll müüs meile seal, et jaa, siin sa ei pea isegi siin investeerima, et teed mingi ülipisikese remondi ja üürid välja ja saad päris hästi kohe hakkama sellega. Siis Meri-Liis küll kohe oli et see tundub väga hea diil. Mul oli see, et oli müüdud kohe. Ma vaatasin aknast välja ja seal mingid joodikud kakerdasid kohe aknad. Siis ma mõtlesin, et sinna ei lähe seda ostma. Ja ma ütlesin, et kui sa tahad, et sa võid osta, mina sellega nii-öelda kaasa ei lähe, et ta oli ise ka Austraalias käinud, et siis tal oli ka ikkagi raha olemas selle jaoks. Ja kõik need 7 korterit, mis ma vaatasin, mis oli kokku leppinud, neid me ikkagi lõpuks otsustasime mitte osta ja siis Meri-Liis vaatas sõidu ajal Okidokist, vaatas mingit, keegi eestlane müüs, siis mingi 8000 vist müüs 3-toalist korterit, aga oligi nii-öelda broneeritud. Siis mõtlesin, et vahet ei ole, et igaks juhuks ikka helistas, ütles, et ma näen küll, et on broneeritud, aga et äkki saab ikka vaatama tulla. Ja siis saime vaatama minna, vaatasime ära ja siis müüja ütles ka, et tegelikult see broneering juba see pidi minema nii-öelda notarisse, aga see ostja otsustas, et ma ei tea, kas ta ei saanud vist raha kokku või midagi, et tegelikult see on nüüd vaba. Ja siis ütlesime, et davai, et kui see vaba on, et siis me ostame selle ära. Läksime siis tagasi Viljandisse, et ütles, me anname siis nii-öelda, ta ütles, et mõelge siis 1 päev või mis iganes, siuke lühike aeg, et me juba teadsime, et me ostame selle, aga lihtsalt, et mis hinna me siis pakume. Et alguses vist oli, tegelikult vist oli 9000 või 9500 oli müügis. Ja siis me järgmine päev, sama päev Meri-Liis ütles, et pakume 8500, et siis et me ostame ära, on ju. Ulmehinnad nagu, järgmine hommik helistasin sellele naisele, siis ütlesin, et davai, me pakume 8000 ja teeme kohe täna notari ära siis. Siis ta ütles, davai, teeme 8000. Ma mõtlesin, et see on selline keeruline protsess, korteri ostmine, et ma ei tea, et kuidas see asi nüüd välja näeb ja et mingi pikaaegne protsess, aga ei, see on nii, et sa saad isegi nii-öelda interneti teel, lihtsalt video vahendusel saad notaris ära käia ja korteri nii-öelda saadki endale kohe. Kas te saite kõik nagu paberika kaasa nagu mingi elektrisüsteemidest või maja planeeringust või ei saanud midagi, on ju? Okei. Et selles tegid hiljem siis lihtsalt ise, või see on sinu oma ikkagi, jah? Et sul otseselt enne müümist ei olegi vaja mingeid elektrilepingud ja asjad või nagu planeeringuid just, et kui sa nagu Reno tegid või nii? No selles korteris me planeeringut ei muutnud, me jätsime samaks, me lihtsalt tegime nii-öelda, sealt me tegime minimaalse remondi, et mingi põranda nii-öelda katte vahetasime ära, seinad värvisime ära, tõmbasime mingi tapeedi maha ja ma ei tea, värvisime osadesse, panime tapeedi, et seal oli siuke minimaalne mingi 1500 või 2000 eurone remont ainult. Okay. Ja elektrilepinguga on lihtsalt seal, see eelmine omanik ütleb, et tema müüs oma korteri ära, saadab selle nii-öelda e-maili ja siis ma võib-olla jään sassi sellega, et sa ütlesid, et 2 korterit tehti siis 4-toaliseks ja et see oli muu. Jah, ma mõtlesin, et jah, okei. Et see me vaatasime, et see on liiga palju tööd ja liiga suur korter ka ja see maakler ise ütles ka, et 4-toalised ei lähe siin. Okei. Ei tundunud mõistlik enam. Siis see, kui see sai valmis, põhimõtteliselt ma ei olnud üürniku veel sisse saanud, siis ma tegin viimaseid asju seal, parandasin lõpuks ja helistasin siis sellele 1 Ahtme korter, mida ma vaatamas käisin, mis oli siis 4500 müügis.
helistasin sellele müüjale, et kas natuke saab hinda alla äkki, et ma ostaks ikkagi ära selle. Sest ma ei tea, kas sa nägid mu Facebooki seda kuulutust või midagi, aga et ma lasin selle 3000 peale üle poole peal. Sest ma ei olnud näinud, et ma siis mõtlesin, et natuke odavamalt saaks. Ja siis ütlesin ikkagi, et aga äkki siis natuke saab veel nagu kaubelda. Ja siis ta ütles, et 2700 ja sina maksad siis notaritasud, mis on siukse odava korteriga mingi 90 eurot või midagi, kokku need kulud seal. Ja siis oligi põhimõtteliselt üks sai valmis ja siis läksin, tegin notaris asjad ära, läksin sinna teise korterisse, mis oli täiesti pellik, nagu seal ei olnud mitte midagi sees, põrandal oli lõket tehtud, elektrisüsteemid olid kõik laiali kistud ja see oli, kõndisin sinna sisse ja vaatasin ringi, ma mingi 1,5 tundi lihtsalt vaatasin seda korterit seal ja mõtlesin, et mida ma teen või kus ma alustan. kas see oli hea mõte üldse seda teha. Ja siis lõpuks otsustasin, et davai, et esimese asjana siis panen elektrijuhtmed ära, et vean need kaablid ära. Ja siis saab vaata see, et kui ma kipsiga ära katan, et siis on, vaata kaablid on juba taga olemas. Ja siis kui esimest asja hakata tegema, et siis natuke samal ajal mõtled, mis sa edasi teed ja siis järjest ikkagi hakkab jooksma. Mingi hetk vahepeal tuleb ikka jälle see, et nii palju on veel teha, et mul on veits selle ehitusega ka see, et teen ühte asja, mõtlen juba teise asja peale ja siis lähen kontrollin seda teist asja, et ma nagu jätan ühe töö pooleli ja siis lähen mõtlen seal taas, et kui üksi teha, siis on see, et mõtledki kogu aeg pool ajast sa lihtsalt vaatad seinu ja mõtled, et mis sa teed. Aga selle tegin siis täitsa nullist, panin sinna mingi 8000 äkki alla. Ja siis enam-vähem hästi sai valmis, et võrreldes sellega, mis ma Pärnus esimese selle projektika tegin vanemate korteris, et see juba oli palju parem tulemus seal. Ja siis ma mõtlesin, et see, mul piisab sellest, kuigi vahepeal mul oli üks väike õnnetus juhtus, miks tegelikult ma pidin veebruaris tulema tagasi Austraaliasse, aga mul juhtus küünarnukiga väike õnnetus ja siis sellega lükkus asi edasi. Siis ma mõtlesingi, et mida ma teen nüüd edasi, et mul nii-öelda tegelikult mul ei ole Eestis midagi teha, ma ei taha tööle minna seal, aga ma ei saa ka aussid olla, kui ma vigane olen, et ma ei saa tööd siin teha normaalselt. Ja siis Meri-Liis ütles, et ostame järgmise korteri, et keep you busy nagu. Leidis sealt mingi jälle Savise kips, paned edasi. Tead, selle Ahtme korteri siis nii-öelda ma ostsin novembri alguses, 6 aega vahepeal ei saanud teha, kuna ma ei saanud mitte midagi selle käega teha ja siis äkki märtsis lõpetasin selle. Ja see oli siis korter number 3? Korter number 3 kokku, jah. Siis ma mõtlesin, et Pärnus vanematel on veel üks korter, väiksem korter, kus ka kedagi sees ei ole, et see on nagu mõttetu potentsiaali raiskamine, et ma lähen teen seda seal. Siis ma hakkasingi selle ehitama ja siis mul oli see, et mul tegelikult juba raha tiksus suht nulli. Aga Meri-Liis ütles ka, et ostame veel ühe korteri Kohtla-Järvele, et siis on nagu, siis ma rohkem ei taha neid. Siis samal ajal ma ütlesin, et mul ei ole raha selle jaoks, siis Meri-Liis ütles, et mul on suht palju raha, et teeme siis nii, et ma ostan praegu ja sina maksad mulle hiljem tagasi selle. See oligi Pärnus ehitasin, samal ajal ostsime Kohtla-Järvele siis siis viimase korteri. Ja siis mul oli raha kogu aeg nullis ja siis ma pidin minema ikkagi tööle, et ma hakkasin Eestis siis seda tegema köietehniku tööd siis. Et see oli tundus äge asi, mida teha, sest et kõrgused on meeldinud kogu aeg ja pakuti ka suht sükest okeid palka, kui see tunnipalgane, siis tuleb suht okei. Mida ma ei teadnud, et tööd väga palju ei ole, et see tegelikult lõpuks oli süke kesine palk tuli kokku, aga midagi ikkagi, et nagu ikkagi ära elada Eestis siis. Ja Pärnu korteri sain siis jaanipäevaks äkki valmis, üürisin selle välja suht kohe ja siis Kohtla-Järvel jäi paus sisse, kuna ma olin tööl, Meri-Liisil on tegelikult, tal on Eestis oma ettevõttest ja tegeles sellega.
ja siis jäi paar kuud jäi pausi vist ja lõpuks tegime selle remondi ära nii, et mingi äkki augusti lõpus sai valmis ja siis panime kuulutuse ülesse ja suht kiirelt tuli sinna üks inimene sisse, aga tal oli see, et ta ütles, et tal ei ole raha. et kiirelt tuli vähemalt kohale, aga tuli raha sinna, ei ütles, ole. et tema maksab meile selle sissemakse maksab järgmine kuu, kui tal on palgapäev. Ja ütlesime, et davai, hea selle peale. Okei, maksa siis hiljem, tule ela siis siin sees, et tuleme vastu sulle natuke. Ja see ei olnud kõige parem variant, mida teha, et siis jõudis see palgapäev kätte, siis ta maksis, osa sellest maksis ära, ütles, et rohkem ma praegu ei saa maksta, et mul mehel on palgapäev 20. septembril, et siis maksame üle. Siis me juba mõtlesime ka, et no tegelikult ei maksa raudselt, aga et no proovime siis, et no maksa siis 20. Me tegime lepingutega ka nii, et see kuupäev, mis ta ütles, et see kuupäev on siin lepingu lõpp, et me ei teinud taga mingit pikaaegset lepingut. Okay. Ja 20. ütles, et ta ei ole võimalik mitte midagi maksta, et tal mingi venna matused või midagi, et ta pidi kinni maksma midagi. Ja ütles, et ma maksan siis 9. oktoobril, et siis ma sain jälle palgapäev. Siis oli juba see, et no sa ei maksa ju. Ja siis hakkas vaikselt pihta see, et hakkasimegi talle kirjutama, noh, ta oli venelane, me kumbki ei räägi vene keelt, eks me kirjutasime selle Google Translate'iga talle, et sa oled meile kogu aeg lubanud asju, aga sa ei ole neid täitnud, et miks me peaksime uskuma sind. Sest no see ei ole ju minu süü, et mu vennal matused olid. No mis me teeme ja siis tegelikult keegi teine huviline oli juba olemas sellel korteril. Ja lõpuks me ütlesime talle kogu aeg, et no ei saa, noh Merilis tegelikult kirjutas talle, mina ei tegelenud väga palju sellega, et ei saa, et sa pead välja kolima ja andsimegi talle mingi tähtaja, millal välja kolida ja siis ta mingi Anus palus seal, et ma luban, et järgmine kord ma maksan kõik ära, ma maksan teile veel seda valuraha ka peale, et see mingi viivisi asja, et ja aga mina oleks, mul on see, et mul tuli see kahju tunne või noh, mis on see hakkas kahju tõsta, mõtlesin, et davai, et no, äkki proovime üks kord veel, et äkki ta ikkagi maksab lõpuks ära, et noh, äkki ongi noh, raske elu, aga Merilis ikkagi jäi kindlaks, ütles, et ei saa nii, et ta jääbki niimoodi tiksuma sinna ja siis ta lõpuks ta ikkagi kolis välja sealt, tegi isegi korteri korda ilusti ja andis võtmed üle, et noh. Aga raha ei saanud seda ma ei hakanud kunagi. Ja ta ütles, noh, ta jättis oma asjad meile keldriboksi, ütles, tal ei ole kuskile panna neid praegu ja need on siiamaani seal. Okay. Et seal oli noh, kohe siis kiire puuküürniku kogemus ka, aga noh, me suht kiirelt lahendasime selle ära ka enne, kui see nagu pikaajaliseks veniks. Et see kohe see alguses tundus ka kahtlane asi, et mul ei ole raha, et sellepärast ma ei teinud taga ka mingit lepingut nagu pikaaegselt. Aga jah, õnneks see lahenes ikkagi normaalselt. A little commercial break from this amazing podcast. I just wanted to shout out Placent Active products for you guys because I've been using them for the past few weeks and it's been absolutely amazing. I'm already seeing the changes that my hair goes through. So I've been using their shampoo, conditioner, and also their hair serum oils. It's absolutely amazing. I started using them because my hair used to be very long. It was really healthy and very thick and nice. But I just lost all of that when I moved to Australia because of working in the farming industry and also in FIFO. My hair is always exposed to very dusty environments and also the water here is a lot harsher. Because I keep bleaching my hair as well, it's done its damage. But these products have really helped me to start my hair growth journey and really get my hair back to its healthy state. They use all of these amazing ingredients like placenta extract, keratin, liquid silk, glycerin to really nourish and strengthen your hair. I'm very excited to share with you my journey on how my hair will start growing back to life
And if you want to try out these products as well, please use a discount code, which is the same as my Instagram username, so Birgit HVA. So it's like my name, Birgit Hyvä, but just skip the U in the middle. So let me know how you go if you do try out these products, and let's grow our hair long together. oota, sest võib-olla on kuulaja täpselt sama segasus kui mina. Praegult puuküürniku jutt käis tegelikult 5. korterist juba. Praegu sul on siis reaalselt sinu nimel. Minu nimel, ainult minu nimel on 1 korter. 2 peale Meri-Liisiga on ka 2 korterit. Ja siis need vanemate korterid, kus ma need remondid teinud ja nii-öelda neilt üürin ja siis all järgmistele üürin. Neid on 2 tükki siis. Ja sa mainisid mulle väljas olles ka natukene tootlusi, mida sa Ida-Viru kandist saad. See oli jah põhjus, miks ma ei taha väga Tallinnas või kuskil mujal üüriga tegeleda, et Tallinnas sa saad võib-olla oodata mingi 5% heal juhul ja sa pead kasutama siis pangaabi. Aga Kohtla-Järvel siis on nii, et esimene korter, mis me 2 peale ostsime, selle tootlikkuseks, lihtsaks tootlikkuseks, kus nagu mingid, ma ei tea, neid inflatsiooni asju sisse ei arvuta, siis on 30%. Siis teine korter, mis ma siis nullist ehitasin, seal on mingi 25% tootlikkus, kolmandas on ka samamoodi mingi 25-30 vahel. Ja need Pärnu korterid, kuna ma ise ei ole neid ostnud, siis seal on 50 ja 60%. Okay. Mis aastal need ostad seda? See ei ole ostuhinnaga, see on siis minul endal siis nii-öelda tootlikkus, et nii palju kui ma sisse olen pannud ja siis kui palju ma sealt nii-öelda üürist tagasi saan. Et see, need Pärnu omad on pigem siuke nagu vanemate nii-öelda toetus siis. Nii et kallid kuulajad, kui teil endal ole raha, siis visake vanemad välja ja pange need majad üürile ja teil ongi probleemlaadad investorid. Võiks Kohtla-Järvel, et korterid sealt saab võiliva raha eest. Kuule, aga kuidas on siis võimalik ja kuidas sa oled enda jaoks selle toimima pannud, et sa oled ise Perdis, käid siin kaevanduses, nagu sa ütlesid, Eesti 4-kordse tavalise keskmise palgaga tööl ja siis tegelikult on üldse Ida-Virus korterid, et kui reaalne see on nagu välismaal olles Eestis kinnisvaraga mellata? No selleks peab olema lihtsalt mingisugused tutvused või mingisugused tuttavad inimesed siis seal korterite läheduses elamas, siis et selle Ahtme korteriga mul on venna, naise õde elab seal läheduses, tema käes on võtmed, et kui mingid siuksed väiksemad asjad on, et saab tema minna sinna vaatama. Kohtla-Järvel mul õde läks nüüd õpetajaks Kohtla-Järvele see sügis, et nende korterite võtmed on siis tema käes. Pärnus elab teine õde, ehk siis seal nii-öelda, kui on mingid kiired asjad, siis saab tema tegeleda, ja nii-öelda kui meil oli üürniku vahetus, et alguses see esimene korter, seal oli üks Ukraina naine elas sees, aga ta pidi tagasi Ukrainasse minema, siis me nii-öelda kuulutuse panime üles ja tuli mingi vene naine soovis seda vaatama tulla, aga kuna Viljandist on Kohtla-Järvele pikk sõit, siis me ise ei viitsinud sinna minna. Ja siis me ütlesime sellele eelmisele üürnikule, et tema võib näidata järgmisele üürnikule korterit. Ja siis võtmed saigi nii-öelda, eelmine üürnik andis järgmisele üürnikule võtmed üle. Et kõik see, selles suhtes on lihtne, kui saab digiallkirjastada asju, et see, kui on mingid probleemid, muidugi mingid suuremad, et siis peaks ise seal kohal olema, aga Aga kas on nende suuremate tootlikkustega ka suurem risk, et kas sa tunned, et sa pead sellega rohkem tegelema kui keegi, kes investeerib või rendib uusarendust või? Tegelema tegelikult otseselt ei pea väga palju. Pigem ongi seal piirkonnas on lihtsalt see, et kuna suht paljud inimesed on suht maksevõimetud või neil ongi mingisugused raskused siis elus, siis seal nii-öelda võib-olla maksmisega on neil keerulisem. Et see risk on see, mis seal on, et sa saadki endal sinna mingisuguse inimese, kes ei suuda sulle maksta ja siis see, ma arvan, et see risk on pigem suurem kui see, et sa pead tegelema, kuna kui sa ise normaalse remondi sinna teinud oled, et siis väga ju
mis seal muud saab juhtuda, see maja on seisnud seal juba 100 aastat, siis miks ta ei peaks veel Jaa. seisma. Kas sa tunned, et nendes vaesemates piirkondades ka korteri vakants on kuidagi, vakants on võib-olla halb sõna või tähendab vale sõna, nagu see korteri kuluvus kui selline, kas nagu kui sa oled ise seal reno ära teinud, kas see on suurem, kas sa tunned, et seal läbustatakse või ei hoita nii hästi vara või ütleksid, et mega ma korralikud? arvan, et see sõltub üldse lihtsalt inimesed, kes seal elanud on, aga no seal piirkonnas on pigem halvemas seisus korterid ja kortermajad ka, sest et seal inimesed ei hooli nii väga sellest, et see maja püsiks seal või et see korter nüüd väga ilus oleks. Et noh, nagu oli seal Ahtme korteris, mul oli lõket tehtud seal, et see pigem vist ei ole normaalne asi, mida normaalne inimene teeks korteris. Mis su plaan on siis just nagu kinnisvara või investeerimisega? Et kas lähed Uus-Meremaale, Kanadasse ja järjest ostad terve Ida-Virumaa vaikselt ära või mis su horisont on või hakkad hoopis börsimakleriks või tähendab, jah? Pigem minul on eesmärgiks on see, et noh, praegu kuna ma olen selle paari aastaga oma nii-öelda passiivse sissetuleku siis natukene üle Eesti miinimumi palga nii-öelda viinud, siis noh, eesmärk oleks seal mitte midagi väga suurt või et mingi väga luksuslikku elu saaks elama hakata, aga et noh, Eesti keskmise saaks passiivselt kätte, et kui peaks hakkama pere looma, et siis oleks see, et kui mul on vaja olla perega koos või kui lapsi kasvatada, et siis et päris võõras inimene ei oleks, et siis ma saaks ollagi nendega aega veeta. Et oleks nagu võimalik ära elada ilma, et tööl käiks. Väga ilus unistus ju ja väga tehtav ka, eks ju. Ja. Mis oleks sinu sõnum võib-olla noorele, kes on Eestis võib-olla samas olukorras, kus sina olid juba, ma ei tea, 10 lõpus, kes mõtlebki, et mis ma teen, kas ma lähen ülikooli või lähen proovin ka Austraalias edu. Mis oleks sinu sõnum talle? Mina arvan pigem, et pigem Austraaliasse tulla. Ülikooli sa saad ka hiljem minna, Austraaliasse ei saa, Austraaliasse saadki kuni 30. vist on ju. Ja see mõte, mis mul oli, et kui ma nüüd saan inseneriks, et siis mul on siin rohkem võimalusi, siis tegelikult see nii ei toimi, sest et Austraalias ei hinnata sinu insenerikraadi, mis minul väärtus ei ole sellega tõusnud. Ehk siis pigem teha enne Austraalia ja siis, kui tahad mingit teistsugust tööd teha, et siis ülikooli minna ja seal õppida, et ma väga ise ei hinda ülikooli pigem nii-öelda siis sotsiaalse võrgustiku loomiseks ta on väga hea, aga et nii-öelda oskuste jaoks mina ei hinda seda nii väga. Et ma pigem mõtlen praegu, et ma oleks võinud peale põhikooli minna kutsekasse ja endale mingi päris nii-öelda treid siis selgeks õppida, et sellest oleks ilmselt rohkem kasu olnud. See võib muutuda jälle, tulevikus võib-olla ma mõtlen vastupidi, et hea, et mul on kõrgharidus, et ma saan nüüd siis nii-öelda kontoritööd teha ja mingit koeraväsid. Tööd. Kuidas sa tunned, et kogu, sa ütlesid, et ülikool sinu enda jaoks sotsiaalse võrgustiku loomiseks kõige parem. Kuidas sa tunned, et Austraalia nagu, et okei, ta andis sulle ja sul oli see eesmärk, et seda finantsilist eesmärki nüüd sa oled endale portfelli ja nagu mõnusa põhja alla teinud, eks ju. Kuidas sa tunned, et nagu eluvaadete või isikuomaduste või üldse selle poolest on kõige rohkem Austraalias muutnud, kui on? No ma ei tea, kas see on nüüd Austraalia, mis mind nii väga muutnud on. Mingil määral ikka, aga see on, kui sa tuled Eestist ära, kus sul on nii-öelda kõik sõbrad ja perekond ja asjad, kes toetavad sind, on ümber, tuled Austraaliasse ja hakkad täitsa nullist uut elu ehitama ja suht ikkagi väga iseseisvalt seda tegema, et siis nii-öelda selle elukogemuse saab kiiremini siin kui Eestis ja minu jaoks on ilmselt see jah, et ma olen pigem, see on negatiivne pool, mis see muudab, et ma olen pigem, olengi hästi rasket tööd kogu aeg teed, on ja, et siis ongi see, et sa hakkadki mõtlema selle peale, et kust nüüd saab rohkem raha, kust saab nii-öelda parema tuleviku nimel siis vaeva näha, aga siis võib-olla natukene on jäänud see praegune
elu nautimine siis tahaplaanile, mis tegelikult ei ole ka väga õige. Noh, mingil määral ikka, et Aasias reisinud ja asju, et seda ma ei oleks ilmselt ka teinud kuskile pallile läinud Eestist. Et siin on see ka nii palju rohkem kätte saadav. Et noh, maailma näeb ka kindlasti rohkem siinpool. Et see on nüüd jälle positiivne pool sellest. Kas sa oled jõudnud üldse Austraalias ringi reisida või sa oled enda 70% investeerimisulgaga nagu hoidnud kogu aeg siuke kiisakuti ennast? Austraalias ida pool ma käisin rohkem nii-öelda, tegelikult väga palju, mitte rohkem, mingid need saartel, Fraser Island ja nendel käisin ikkagi vaatamas ja kuna need farmi hooajad on nii erinevates kohtades, siis sealt road trip on ikkagi esiteks ta on vajalik, et sa sinna lähed ja siis mis tee peale jääb, siis saad ikka vaatamas käia asju. Ja noh, nüüd Perthi pool siis kuni Esperance'ini ma olen ikkagi käinud vaatamas neid nii-öelda randasid ja kaljusid ja noh, mis need siin üldse vaadata on, need kohad ära ja ülespoole ka siis kuni sinna nende Pinnacles sinna. See on mingi tund aega siit. Et ülespoole ma väga ei ole liikunud. Okay. Aga mõte on ikkagi tegelikult, et nüüd 3. aasta lõpus võiks teha kas just nüüd terve Austraalia ringi või siis teha nii, et kuni sinna Blue Mountainsini altpoolt siis tagasi ja siis teiselt poolt kuni ma ei tea, Brisbane'ini, sest see vahe sealt, selle ma olen nüüd ära käinud jälle. Ja noh, võib-olla siis kogu ring, sest et siis tegelikult tuleb lühem ju kogu ring teha. Aga noh, ma ei tea, kui palju siin on seda, et vaadata, et kui sa teedki road tripi, et noh, ühest punktist, mida sa tahad vaadata, teise punkti on mingi 24 tundi, et siis kas see tasub ennast ära, aga mõte on teha ikkagi see ring ka. Pigem ma olen nüüd väljaspool käinud reisimas, mitte Austraalias. Okay. Ma oleks üks praktiline küsimus ka sulle. Noh, kuna ma nagu podcasti kaudu teen ka konsultatsioone, me oleme Martiga hästi palju rääkinud, või noh, mitte hästi palju, aga mõned episood oleme veidi üritanud avada nagu investeerimisest ja nii. Ja nagu me ka ise on inimesed tulnud küsima ja ma arvan, et see oleks huvitav, kuidas sina seda tegid, et kui sa investeerid siis Austraalia palka Eestisse või noh, kannad siis raha üle Eestisse. Kuidas sina oled leidnud esiteks, et mis on nagu selle noore inimese, kes siia tuleb, see realistlik summa ja kas on üldse võimalik leida nagu tasakaalu selle reisimise ja investeerimisvahel ja mis see realistlik ootus võiks olla nagu nädalas siis iga nädalaselt kõrvale panna ja kuidas oleks sinu arvates kõige mõistlikum, kas koguda mingi teatud summani ja siis suure portsuga kanda Eesti panka või hoida kõik siin ja siis kõik lõpus kanda või kogu aeg tiksutada peale, kuidas sina tegid? Mina olen teinud nii, et noh, kuna ma olen peale igat aastat läinud Eesti tagasi nüüd, et ma olen siis, kui ma lähen Eesti, siis ma kannan ka endale Eesti raha ja siis mingi osa jätan siia, et noh, nii-öelda buffer oleks sees ja et ma kõike kohe ära ei kannaks. Et ma olen pigem suuremate osadena vist seda kandnud. Kas sinul ei ole tulnud rahapesu nõudeid? Ei ole. Ma mingid summad olen vaata siia jätnud, mingid summad olen Eestisse saatnud. Et mul seda sellega probleemi pole olnud. Ja mis sa arvad, mis võiks olla realistlik nädala summa, mis oleks tehtav, kui on nagu see noor, kes tahab käia reisimas ka töö kõrvalt, aga tegelikult oleks nagu mingisugune rahaline eesmärk, mis sa ise leiad? No ma arvan, et mõistlik ongi see, et on natukene ka ikkagi vaatad ringi ka ja käid reisimas, on ju. Et mina panen suht suure osa oma rahast kõrvale, sest ma siin nii-öelda Austraalias ma ei ela mingit nii-öelda sükest luksuslikku elu, et ma pigem elan allapoole oma võimalusi. Et ma ei tea, kui sa töötad farmis, saad seal palka mingi 2-3 tuhat äkki nädalas on ju, siis kui sa 2000, siis 1200-1300 kõrvale panna, ei tohiks olla probleem. 3000 saad, siis 2000 võiks kõrvale panna, oleks okei juba. Et noh, ma arvan, et üle 50% võiks ikkagi saada kõrvale panna, et see ei ole väga keeruline. Et noh, kui ma olen saanud sellega hakkama, siis
jah, jah, ja see on hea, et veidi enda alla võimete elada tihti ja ma ei saa judge ida, ma ise tegin ka nii, et kui terve elu oled elanud puuduses, siis Austraaliasse tulin esimest korda rahasid nägin, siis tahtsin hakata külluses elama ja siis läks raha kadus väga kiirelt näppude vahelt ära. No sellega on just see ka, et kui sul ongi plaan see, et sa jääd siia elama ja sa töötadki selle nimel, et saada siin sponsorviisa ja PR ja siis lõpuks citizenship, et siis sa ju siis sa ei pea nii palju kõrvale panema, aga kuna ma tean, et mul on see periood praegu, kus ma teenin raha ja siis ma lähen ära ja mul ei ole seda, kus see peale tuleb nii palju enam, et siis ma proovin seda nii-öelda väga minimaliseerida oma kulutusi. See ei tähenda, et ma nüüd täitsa mingi kodutuna elan kuskil või ei söö või ja autos kuskil parklas ikka veel lihtsalt natuke vaatad, et iga nädalavahetus kuskile klubisse peole ei lähe ja ma niikuinii ei käi väga palju pidutsemas, aga jah, ilmselt suht palju sa saad kulutada alkoholi peale raha, mida saab juba tegemata jätta. jah. Ma ka ikkagi mingil määral ma ikkagi ostan endale juua ka, aga see jääb pigem miinimumpiiridesse. Mis sa tunned nagu teades, et sa lähed Eesti? Mis on need asjad, mis sa tunned, mida sa Aussis kõige rohkem endaga kaasa võtad või igatsema jääd? No kindlasti ma jään igatsema seda, et mul nii suurt summat peale tuleb, aga ma ei teagi, mis ma ei ole väga igatseja inimene, et ma ei jää tavaliselt mingit perioodi igatsema, sest ma alustan mingit uut asja siis sellega ja pole nii väga aega selleks, et ma nüüd mõtlen, et nüüd seal oli parem või kuigi see aasta, mis ma nüüd Eestis olin, ma mõtlesin küll, et suht raske on Eestis saada hakkama üldse nagu palgaliselt või rahaliselt on keeruline see, et sa teenid piisavalt palju, et sa saaksid mugavalt elada. Et see on ainuke asi, mida ma Eestis mõtlesin, et see elustiili mõttes eks ikka on mingid asjad, mis mõtled, et seal oli päris äge, aga samas sa saad teha selle uue sammu ja hakata uut elu elama, et ma ei näe põhjust igatseda mingeid perioode väga. See on ilus mõte. Ma arvan, mind ennast on hakanud nagu häirima ka, vaata võib-olla vahepeal, et vali ära, kus sa oled, vaata, kas sa oled Austraalias või sa oled Eestis, vaata, kui sa jäädki, siis sa tegelikult ju kurnad ise ennast sellega. Ma ise täpselt samamoodi olen teinud, ma olen pidanud endaga piiri tõmbama, et sa oled siin, sa ära ela 2 kohas korraga, vaata, et seda piiri on raske tõmmata. Ma hakkan ajaliselt lihtsalt, ma pean lihtsalt veidi kokku tõmbama. Mis on, kui me enne rääkisime nagu sinu teekonnale tagasi vaadates, et mis sa nagu siis ise endale ütleksid, kui sa nüüd siia tulid, on ja kui sa enda ümber kuidagi, ma ei tea, ringi vaatad või ei pea olema ainult eestlased, ka üldiselt lihtsalt backerid, kes siin on, mis sa tunned, mis on nagu mingi suurimad veakohad või asjad, mida sa ise tunned, mida võib-olla backerid või tulijad, noored eestlased siin kipuvad tegema? Kui sa oskad välja tuua? Ei teagi, kas nii väga keegi samu vigu teevad ilmselt, mis mina tegin, et mõtled, et kui sa nüüd kuskil ära kandideerid, et siis jääd ootama vastust, aga see mõtted on oodata midagi, et pigem kandideeri ja siis otsi mingit tegevust, nagu siin ma otsisin ka seal eestlaste selles grupis, pakuti mingit tööd, siis kohe võtan kinni sellest nii-öelda, et täita seda tühja auku, et sa ei jookseks nulli omadega või et ta hakkaks siis mõtlema siin, et ma olen siin Austraalias, mul tuleb rahastress peale ja siis ongi see, et ma lendan nüüd koju ära, sest veits võtab aega lihtsalt see, et jõuda sinna, kus sa tahad jõuda. Või ma arvan, et ma päris ei olegi jõudnud sinna, kus ma tahan jõuda. Aga... Kus sa tahad jõuda? No ma tahaks ikkagi nagu normaalset tööga, normaalset palka saada, aga ma hakkan võrdlema seda, et mina olen siin, mina saan seda palka, keegi teine saab rohkem. Ehk siis, miks mina ei saa rohkem, et ma tahaks nüüd rohkem saada. Aga nüüd see aasta võib-olla see ei ole nii väga enam teemas mulle, et ma
olen nüüd aru saanud, et ma lihtsalt olen teinud selliseid valikuid, miks mina saan seda palka ja keegi teine on teinud teised valikuid ja noh, võib-olla tal oli parem ajastus või võib-olla on tal paremad oskused või siis lihtsalt teenin selle raha, mis ma saan teenida siin ja mis need summad on olnud, mis siin kriipima on jäänud? no kuna mu vend sai suht kiirelt suht hea positsiooni endale, siis tema on, noh, ta on nüüd supervisor oma firmas, et ta on täiskohaga tööl, aga ta saab ikkagi, noh, arvestatavalt rohkem kui mina. Ma ei tea, kas ma tema palkadest võin rääkida, nii et seda ma ei hakka rääkima. Pohvi ütleme. Savi, expose'ime kõik ära siin täna. Okei, me räägime siis üle mingi 150 000 aastas, nagu ma aru saan. Ma ei tea. ei saa öelda. Okei, ehk siis jah, ta 50% tax bracket klubi. Noh, maksud on kõrgemad. Kaugsuhe. Sorry, ma ei tea miks, aga nagu ma ei tea, ma ei taha olla see inimene, kes sest mina ei ole kunagi kaugsuhtes olnud, aga kuigi ma arvan, et kaugsuhtel võib lugeda ka mingis mõttes seda, kui ma siin podcastil on ka rääkinud, kui meil Artiga vahepeal oli nagu, et me ei näinud 2,5 kuud, sest meil lihtsalt rosterid ja see oli nagu õudus, nagu et see oli nagu nii õudne. Sina aga oled juba nüüd ju, mitu kuud sa oled ära olnud Eestist? Praegu? Yeah. Praegu ma olen 3 nädalat olnud. Aga eelmine aasta Oota, sa olid 3 nädalat tagasi Eestis või? Okei. Miks ma arvasin, et sa oled juba nagu, et okei. Ja eelmine kord, nagu kui pikk on siis kõige pikem periood, kus te ei ole üksteist näinud? No me nii-öelda tükitasime selle perioodi ära. Aasta oli see, et ma olen aasta Aussist ja ma olen aasta Eestis. Ehk siis kui ma jõudsin eelmises septembri lõpus, jõudsin Austraaliasse, siis ma ei tea, jaanuari lõpp või veebruaris me siis leppisime kokku, et saame keskel kokku, et mina lendasin siit Sri Lankale, tema lendas siis Eestist ja siis me olime 2 nädalat seal. Okay. Ja siis oli juunikuus, ma läksin siis kuuks ajaks Eesti, jälle siis samamoodi mingi 4 kuud vahet. Ja siis septembris sai viisa läbi, läksin aastaks Eesti, et see nii-öelda tegelikult sul oli 2,5 kuud, mul kõige pikem aeg oli 4 kuud. Okay. Aga meil Meri-Liisiga ongi olnud need, see suhe on algusest peale olnud kaugsuhe, et kui me kohtusime, siis 2 kuud pärast kohtumist läksin ma Küprosele vahetusõpilaseks, ta oli Eestis. Okay. Ma olin seal, olin 1 semestri seal, tulin tagasi, siis jälle see tegelikult meil olid sellised probleemid seal, on ju. Siis mina läksin Soome objektiiviks Meri-Liisel jälle Eestis. Siis oli see, et ma iga peale 3 nädalat lendasin Eesti, olin nädal aega Eestis. Ja siis tema lendas Gran Canarial elama. Siis tema oli Gran Canarial, mina olin Soomes. Mingi hetk ma kolisin Rootsi, siis oli, Rootsist ma käisin ka siis Gran Canarial 2 korda külastel. Ja siis oligi, et Aussis olime päriselt aasta aega koos, nagu, siis oli 24/7. See Aussis oli see esimest korda, kui te reaalselt siis nagu koos elasite. Ja siis me olime nagu 24/7 koos, me töötasime samas kohas, me elasime samas kohas, ehk siis nagu, see on nüüd jälle teistpidi ekstreemse, sest seal hakkas natukene juba teistpidi asi, et nagu liiga palju koos olemas. Mul mitte nii väga, mul oli see okei, aga Meri-Liisil oli natuke see, et tal on rohkem oma aega vaja siis juba ja et siis ta on, ilmselt võib-olla hakkasin tal närvidele käima mingi hetk. Leave me alone, please. Tead, see on ilus, mis mulle meeldib siit loost, et ei ole kordagi oma asju või unistusi tegemata jätnud lihtsalt sellepärast, et suhet hoida. See oligi, me leppisime kokku, et tema tahtis minna kooli, siis tema läheb kooli ja mina tahtsin tulla siia, mina jään siia, et
mis pärast oleks see, et kui mina olen Eestis, mul on seal ebameeldiv olla, tema tuleb Austraaliasse ja ta ei saa kooli minna, tal on ebameeldiv ja siis on nagu suuremad probleemid tegelikult kui see, et meil on kõigil üks elu elada päeva lõpuks, eks ju. See on ilus mõte, see on ilus. Ma arvan, et väga palju teavad nagu sinna seisu kinni, kus ohverdavad iseenda elu teise inimese heaks, eks ju. Kuidas üldse ajavahe ja kõigega on, kui sa või nagu kui raske või lihtne on hoida üleval nagu suhte kuidagi intiimsust või sügavust kui sellist, kui tegelikult ju sa mingi hetk võib-olla ei jaga neid igapäevasju enam nii, nagu sa jagaksid siis, kui sa inimest näeksid? No see, kuna me helistame nüüd iga päev, teeme nii-öelda videokõned, aga mingi hetk on ikkagi see, et mu elus ei toimu väga palju siin vahepeal, kui ma siin tööl olen, on ju. Tema elus toimub ka igapäevaselt suht samad asjad ja ka videokõnes väga palju ei ole tegelikult rääkida, et siis ongi see, et natukene hakkabki ennast häirima juba see, et miks meil midagi ei ole nagu omavahel rääkida. Jälle mind mitte nii väga, Merilisi natuke häirib see rohkem, et nagu ei ole millestki rääkida. Et ei ole ju enam ühiseid nagu mälestusi ja asju ei tule peale, eks ju? Jah, aga siis tuleb mingi hetk see ära kannatada ja pärast hiljem saab jälle ühiseid mälestusi luua. Praegu on see tegelikult see, et Merilisil on mõte tulla Austraaliast, tal on Austraalia viisa olemas, aga kuna tal on oma ettevõtte siis Eestis, kus ta peaks siis leidma endale asendaja, et siis sellega ta tegeleb ja sellega on natuke keeruline leida usaldusväärne inimene sinna tööle, et kes nagu südamega asja teeks, et kui ta selle saab tehtud, siis ta peaks tulema Austraaliasse. Aga see on jälle nii, lahtine. Et väljakutse teile podcasti kuulajad, laseme Merilisi Austraaliasse, keegi ürituste korraldaja, palun minge võtke üle asi, las naine tuleb elabava mehega, nagu võtke kokku ennast. Alustame, teeme nagu mingisuguse Eestimaa üleskutse, palun võtsime kõik ürituse korraldajaid. Äge. Tead, su lugu on äge. Sa ütlesid, et sa praegu mõtledki sellele, et sa tahad Eesti miinimum passiivsest, või niivõrd kuivõrd kinnisvara passiivne on, eks ju, jõuda siis keskmise palgani, on ju, et pere hakata looma. Mis unistused sul veel on? Mis meie kuldne ilus 5 aasta siuke mõnus on sul mingi? Tegelikult ma just kirjutasin Eestis olles 100 unistust nii-öelda üles. Aga huvitav. Seal on suht paljud unistused on nii-öelda siis suht sellised, ma ei tea, ekstreemsed asjad, mida teha mingi langevarjuhüpped, sükest ma olen teinud, on ju. Aga siis mingid osad on need reisi eesmärgid, vaata, kus ma igale poole minna tahan ja neid on suht palju. Siis on spordiga seotud mingid unistused. Endale tahan kindlasti maja ehitada mingi hetk. Nagu täitsa enda järgi nullist hakata. Ja siis ongi need sellised asjad, et kuskil Mehhikos on mingid need vesiliud, kus sa saad 30 meetrit hüpata ja mingid kaljudelt alla hüppamise. Okei, väga võtu. Mingid nii-öelda, kust saada siis adrenaliini ja sükest elutunnet siis juurde saada, et siis neid on suht palju ka. Aga sükest ühte suurt unistust võib-olla nii ei olegi, et see on pigem nagu tahaks palju lihtsalt kogeda ja lihtsalt see elu teha huvitavaks enda jaoks. Ma ei tea, kas see nüüd vahepeal peab selleks ohverdama jälle oma elu väga igavaks tegema. On jah. See balanss on raske leida, on ju. Väga raske on leida. Mina kogu aeg hullult taidlen sellega, nagu kõik mu tuttavad, kes mind tahavad, nagu ma ärkan hommikul kell 6, ma olen 6:30 arvuti taga ja ma tulen sealt arvuti taga õhtul ära, nagu that is my life, nagu. Aga jah, hustle needs to be hustled. On sul veel mingi mõtteterake võib-olla, millega sa tahaksid jätta meie kuulajaid? Ma ei teagi, ma arvan, et igaüks võiks midagi sarnast teha, nagu austraallased oleks, ei pea olema Austraalia, aga lihtsalt, et mingi mugavustsoonist välja minna, et mitte jääda sinna, et ma nüüd lõpetan põhikooli või gümnaasiumi ära, ma lähen tööle ja ma töötan elu lõpuni selles samas kohas ja ma ei tea,
vaatangi õhtuti terakat, joon õlut ja see ongi mu elu, et et nagu võiks teha asju, mida sa kardad teha, et see nagu, ma arvan, et see teeb elu palju elamisväärsemaks. jah. Mitte elamisväärne, mis see sõna on. Minult ei ole mõte teiste sõnavara küsida, mul on nii esto english palju. Elamist väärt siis. jah. Adrenaliinihunt oled siis ühesõnaga päeva lõpuks on ja sulle meeldibki köite otsas keevitada või mis iganes teha kuskilt alla rippuda ühesõnaga. jah, see ka kunagi lihtsalt rohkem, nüüd on natukene tulnud hirmutunnet rohkem juurde. Vanusega tuleb veits. Okei. Aitäh, et sa tulid täna siia podcasti üliväikese nagu teadaandmiseta. Ma usun, et ma tean, et meie seas on kuulajaid, kes on kinnisvarast väga huvitatud. Ma nägin sellest koopiriilist väga hästi, mis ma tegin, et tegelikult on ju enamus ju, kes siia tulevad, tegelikult sa jõuad sellest puudusest ikkagi külluseni ikkagi suhteliselt kiiresti, kui sa oled tubli ja sul suht kiirelt hakkab raha üle jääma ja sa pead hakkama mõtlema, mis selle rahaga teha. Et need investeerimisotsused enda jaoks ja endale tagale ehitamise otsused tegelikult tulevad ikkagi väga kiiresti. Vigu tuleb ka väga palju, ma arvan. Mis asja? Vigu tuleb palju ja peab arvestama. ja põletada saab. Et see on äge, et ma usun, et kindlasti kui sa oled siia lõppu jõudnud ja sa tahad võib-olla täpsemalt süsteemist teada, kuidas ja mis tänavale võib osta Ida-Virumaale korterit, siis kindlasti võivad sulle kirjutada ja teeme Ida-Virumaa ilusaks, lähme kõik nüüd oma Austraalia palkadega, kolime tagasi Eesti ja lähme teeme Eesti lühaks. Kuule, aitäh sulle, aitäh nii väga, mul oli väga tore. Thank you for watching another episode of Just Call Me Bridget podcast. If you like this episode, please give it a thumbs up and subscribe to the channel so you won't miss upcoming episodes. And also, if you would like to see more of the podcast and more from our guests, subscribe to our Patreon channel as well. I have so much information in there already. You'll also be able to do an Australian consultation with me. And there's heaps of other different options, and you can also support this channel. If you do have any questions or you have maybe other guests that you're thinking that you would love to have on this podcast, let me know in the comments down below. Thank you again for watching, and I'll see you in another episode.